ei, mitte see kõve, jah see, jah, 15 grammine vaatad ole. Panen selle otsa. Huvitav, et ta siin peale näitab kiirust, jube hea oleks. Kuna need kindad ei ole touchscreen. Teised kindad võtma. Praegu on hea vesine kõrg. Läheme siit kohe äärest läbi, võtame paar tükki kinni ja me oleme laeva tee peal. Törts on vaja veel kiirust maha saada. Praegu on hea. Nüüd on hea. Sügavust on ka 2,8 on üli hea. 2,4, 2,8 on väga hea. Siit ma olen sitaks punast välja võtnud. Tule, tahad kapteniks tulla? Täna mul on siit tunne, et see oligi valesti. Autopiloodi peale pane. Võta oma kätte see kole. Paneme siis tööle, kui midagi otsa tuleb. No nüüd tuleb hakata eeringat otsima. Kohe me läheme ära laeva teesse. Kuus pool meetrit. Ülikõva, mul on nii hea meel. Üliöko niimoodi tiksub siin, läheb mingi korradi, praegu sellega läheb 3,7 noppi raiskad enne. Mingid tutid on, näed eeringas. Eeringas on all, kuule. Tule vaata. Näed eeringa parv. Jah. Miks ei püüa siis? Siin all on mingid tutid, näed. See on eeringa parv. Meil ei ole eeringa süsteemi. Võtsime kaasa, jah? Need ei ole õiged. Peame minema kuskilt läbi. Läheme
sõidame praegu siit laevateed pidi alla ära ja siis tuleme traalides üles, paneme 3 lati taha traalima. Ja siis meil on see, näed jälle eeringud. Vaatame korra, mis ta nii teeb meil. Siin on jah mingid spotid. Siin on eeringas all. Siis saab homme tulla eeringat püüdma, täna läheme alla ära. Ja siis tuleme traalides üles, sellepärast et vool on liiga kõva. Me saame üles tulles kiiruse maha võtta. Noh, see on ilus eeringus kõik. See ongi tegelikult eeringaspot, ma ei kujuta ette, mis see siin all on. Siin on praegu täiesti paksult täis. Siin on mingi koolitatud sagedus. No siin on põhjas näha, et eeringus. Ilus eeringa parv on all. Türa võib-olla peaks need süsteemid panema alla laskma korra. Saidveus huvitab mind rohkem, aga seda veel niimoodi kasutada reis. Siin on näha, et mingi ei tea, kas see on nüüd kas see on siis nüüd eeringas siin all selle side-view'ga vaadata, mul ei ole enne tükst all. Aga selle jaoks ma ostsingi, et õppida selgeks, et aha, nüüd ma panin strimse, okei. Ma vaatan, mis nüüd teeb. Sarrais. Nüüd ei ole mõtet õnge sisse visatagi, kurat, niisama saab juba kala. Noh, keeset merd ja ookeani. No traalimine käib, tuleb hoida kurss selle peale ja selle pealt tuleb täpselt selle teise peale. Siit ma olen ikka väga palju välja võtnud, aga ma näen, et 5,4 kraadi on vesi natukene külm. Aga no vaatame, aga jõle mõnus on, oi pläädres, kui mõnus on. Elus ei ole mitte midagi rohkem vaja, absoluutselt mitte midagi rohkem. Siit tuksub päevas 1 liitri maha siin, on ju, jumala pohkul müüd 1 lesta maha ja ongi kütt olemas, on ju. 3 latti on tagares. Kõik on väga hästi. Pootsmani koha peal on ka lepaoss. Call name lepaoss, kes on siis valmis kohe välja tirima, kui midagi on, kui peaks tulema. Aga ütlen nii palju, et meil on väga kehvasti alganud aasta. Väga kehvasti. Eelmine aasta samal ajal oli juba kuskil 45-50 suurt planklõhe. See aasta ei ole ikka mitte sittagi selle kõrval. Absoluutselt, mitte midagi. Ma ei tea, kas see, et meil oli see kuu aega õige talve, kas see siis tegi selle jama kokku või? Aga no mis ma teile seletan, teil seal ma ikka praegu kadestan julmalt siukseid vendasid, kes on seal, vaata Tallinnas sõitsin, see oli sul klaasjoone hästi kõrged seal kõige kõrgemal oma lipsu ja värgiga ja
aken on lahti, all ka massid, värgid sõidavad, värske õhk pressib ülesse, tuleb teil aknas sisse. Mul siin merekohin. Selles suhtes ma ikka natuke kadestan teid. Peate selg sirge käima hommikust õhtuni, juba hommikul kui üles tõused, pead sirgelt käima, sellepärast kuidas sa autosse lähed. Ja jumala eest ei tohi välja näidata, et kui sa 50 oled, et sul kuskilt midagi valutab, siis saavad naabrid ainult öelda, et oi, pläed, vaata kui hästi neil läheb. Ja tüüp käib sirge seljaga, häda ei ole ka mitte midagi raisk. On ja, selles suhtes ma ikka vastu teile ei saa raisk. Ja võt nii on, aga no loodame, et äkki saab õhtusöögi kätte. Ma ei tea, vana kaluri jäi ju vahele. Vana kaluri keeres sita kokku see, kes mind praegu edas sinna. See kalakaitsele vahel pani keelualale, pani võrgud sisse, võeti kinni. Ja võeti võrgud, poid, kõik kupatus võeti ära. Nüüd lasi minu omad sisse, ma ei tea, kes. Lasi minu kuradi poid ja ankrud ja võrgud, kõik lasi minu omad sisse. Siis ma pärast helistan talle, kas ta sai ka midagi. Mis sügavus on? 2,5 meetrit, no jah. Ei, praegu on kõik hea, kiirus on hea, kõik on hea. Selle vaata lantidel peab olema, kui sul on traalid peavad ühe kujuga lantid olema, sellepärast et iga lant töötab õige kiirusega. See ei ole niimoodi, et sa paned omal 4 latti taha traalima ja kõigile topid mingid erinevad landid otsa. Iga landil on oma kiirus, mille pealt ta hakkab mängima täpselt nii, millal kala haakub. Ja tegelikult on sellele praegusele Hansenil on, Hanseni kiirusele ongi see kuradi 2,2 või niimoodi on ülikõvarast. Siis ta hakkab ilusti loperdama ja klaarima, ma pean see taha ka vaatama vahepeal. Homme tuleme ja võtame eeringat. Proovime eeringat püüda. Sest nagu näha on siin, ma timmisin ChatGPT-ga selle kõik õigeks. Ega ma siin ei näe küll midagi ausalt öeldes. Et siin kala oleks. Siin on näha, et mingisugust kuradi võsa on all. Ja see on ka võsaline siin. Võt, aga ma hoian patareid varsti, võib-olla tuleb midagi suurt purvakat ja siis näete, kuidas vaja välja kerida on. Ma ei näe üldse, kus see kuradi vana kalur selle pani. Kus ta võrgud sisse lasi. Et ma sealt läbi kuskil ei traali. Mingid võrgud on seal sees, ma näen, mitu rida on. Lipud paistavad, kolm liini jookseb seda pidi sinna. Ju siis ühed on minu võrgud ja lipud. Aga me läheme nüüd siit traalidest tagasi sadamasse. Ja homme vaatab edasi, täna on natukene külm raisk. Sadamasse ja paistab, et ei ole. Ei näinud küll suurt pompigi, ütleme nii. Ei tea, mis... Ei tea, kas võrkudesse läheb midagi. Läheme siit äärest tagasi. Meil on nüüd politseikoolis siia sellesse musta majja. Nüüd peab kõik reeglite järgi käima. Vana kalur lasi sinna otsa peale, lasi võrgu sisse liiga lähedale. Kohe tulid, väga kiiresti tulid, võtsid kõik ära. Ja ma ei või siit, muidu vanasti ma tulin siit äärest, see äär on hästi hea koht. Aga sa ei või traalida. Laevad eest pead olema vist 100 meetrit, see ei jää 100, see on pikem või lühem tähendab. Aga sealt ma lähen küll läbi. Ega tegelikult ma ei tea ka täpselt neid seadusi. Neid muudetakse kogu aeg. Selle kalda äärest ma lähen sealt läbi. Igatahes. Vaatas. No lõpetame ära tänaseks. Oleme siin mingi 3 tundi sõitnud sellega ja praegu panime natuke gaasi ka põhja, 11 miili tunnis läheb. Ilusti plaanib, tõus tõstis veest välja.
tamm on ka vett täis, nagu te näete. Kala täis reis. Käib edasi küll, pole midagi öelda. Ja siin on veel gaasi veel küll anda. Kui väga vaja on. Nüüd läheb juba 12 tundi, 12 miili. Väga hea. Pani siin selle jalgade all põristab. Nii et läheme ära kaldale ja läheme vaatame. Koristame selle pulli ära, mis sinna maha jäi kõik. Ja homme siis ma arvan, et tuleme lesta ja võib-olla eeringat proovima. Läheme vaatame sadamast läbi, kas kalurid juba said midagi või ei saanud või. Hakkavad saama või ei saa. Ei, mõnus kalapöök, ütleme nii. Lõpuks tuled ikkagi omale saad söögi alati kätte. Vahet ei ole, kas sa ise saad või ei saa. Vaadake, kui ilus naturaalkalareis. Oranžikas, siuke mõnus. Võtsin, kalurid on juba läinud, nad on ära käinud siin. Siis ma vaatasin, et neil oli punast täna. Siis ma võtsin siukse paki. Siin on nahka kõik maha võetud. No ta ei lähe pätsamise nime alla. Nad teavad, et kui ma ise kala ei saa, siis ma kalamajast võtan midagi. Siuke korralik pakikene. Nüüd lähen koju teen soolakala. Nii et tänane kalal käik tasus ära. Tasus ära lihtsalt. Noh, ongi kõik on väga hästi.